Hei, tere tulemast Eemi Kitsune taratuppa. Täna me räägime hoopis natukene numeroloogiast ja pakun teile välja võimaluse, kuidas natukene veel rohkem süvitsi eneseanalüüsi minna. Nimetan seda siis isikliku võtmeaasta arvutamiseks. Olgu siinkohal öeldud, et võtmeaastal ma mõtlen siis nii-öelda sünnipäevast, kuust ja aastast tuletatud aastaarvu, mis on siis taandamata ja see on pöördeline aeg, meil pannakse alus siis pikaajalistele muutustele või saavutatakse olulised eesmärgid või on mingi olulise vaimse arengu etapi sümboolne tähistaja, see algusaeg. Ja neid võtmeintervalle ehk siis üle mitme aasta neid korduda võivad, on siis 2–43. Ehk siis intervalli teadasaamiseks on tarvis liita sünnipäev ja sünnikuu. Ja 2 tulebki sellest, et näiteks 1. jaanuar on 101 ehk siis 2 ja aasta viimane päev, 31. detsember, on siis 31 + 12 ehk 43. Nii et siit kohe saad järeldada seda, et mõnel inimesel on neid pöördelisi võtmeaastaid elus rohkem kui teisel. Ja kui nüüd sünnipäeva ja kuu liitmisel jääb see kahekohaline number, et see on siis nii-öelda nagu see suur muutus ja seda omakorda veel ühekohaliseks taandades saame me nii-öelda need eelnevad sündmused või väikesed muutused teada, mis siis nii-öelda nagu väikesed sammud suurele muutusele. Ja kõige intensiivsemad numbrid on 10, 19, 28 ja 37. Sellel lihtsal põhjusel, et nende puhul siis ühekohaliseks lõpuks taandades me saame numbri 1, ehk siis see tähendab seda, et need pisikesed minimuutused toimuvad peaaegu et igal aastal, ehk siis inimesel on hästi intensiivne elu, eriti 10 energiakandjatel. Mina mängin enda näite puhul teile sellega läbi, sest minu intervalliks on 19 ehk 7 + 12. Ja nagu te näete, siis saangi niimoodi, et ma võtan siis sünnipäeva, sünnikuu ja saan selle suure intervalli ja omakorda veel erandkorras. Ma saan teise kahekohalise intervalli, kõikide numbrite puhul see ei pruugi niimoodi olla, aga võib. Nii et 1–3 sellist muutuse suurust on olemas ja nagu te näete, siis see 10 taandub mul ka lõpuks 1, nii et tegelikult olen täitsa nõus, et mu elu on väga intensiivseid muutusi täis olnud. Ja mängin siis oma näite põhjal teile siis läbi. Kui ma olen selle intervalli teada saanud, ehk 7 + 12 ehk 19, liidan siis oma sünniaastaga 1975, siis ma saan aastaarvu 1994. Ja see tähistab esimest suurt aktivatsiooni või esimest suurt muutust, mis on määrava tähtsusega oma elus. Ja alati tuleb siis vaadata sünnikuupäevast sünnikuupäevani. Ehk kuna minu sünnikuupäev on aasta lõpus, siis mina vaatan vahemikku 7. detsember 1994 kuni 7. detsember 1995.
ja täpselt sellesse perioodi jääb siis ka minu abiellumine, mis oli siis 19. august 1995. Ja need väikesed muutused, mis siis nii-öelda selle suure elumuutuse juurde viisid, olid siis intervallidega 10 ja 1 ehk siis liigume siis nii-öelda tagantpoolt ettepoole ja võtan esimese aktivatsiooni aasta arvutamiseks oma sünniaasta alati aluseks. Nii et 9 + 1 on 10 ja liidan 75. aastale 10 juurde, saan siis aastaks 1985. Ja see oli tõesti määrava tähtsusega, sest mu pere kolis ühest Eesti servast teise ja see mõjutas mu elu ja maailmavaadet päris palju. Ja kuna ka nii-öelda see number 1 seal intervallides tähendab muidugi, et igal aastal võivad sellised intensiivsed muutused olla, aga alati on nagu eriliselt selline väike intensiivne aktivatsioon siis sellele sünniaastale number 1 liites ehk siis järgmiste aktivatsioonide aastatele ka 1 liites ja 76. aastal ilmnesid mul siis esimesed märgid sensitiivsusest. Ma jagasin kunagi teiega ka ühte postitust, kus ma rääkisin siis oma esimesest unenäost, mida ma siis aastaid nägin ja minu venna lahkumisega seotud oli. Nii et igal juhul selline märgiline aeg. Nii, nüüd ma jätan meelde selle esimese aktivatsiooni aasta, selle kõige esimese numbri ehk siis see, kui ma liidan sünnipäev, kuu ja aasta ja sain aastaarvuks 1994. Siis saan edasi siis järgmise suure aktivatsiooni. Ehk siis jällegi liidan sünnipäeva, kuu ja nüüd ma võtan siis selle numbri, millele ma liidan esimese aktivatsiooni aasta. Ja saan siis kokku aastaarvu 2013 ehk teine suur aktivatsioon oli hetk, kui ma hakkasin pärast pikka aega ühe koha peal töötamist töökohta vahetama ja uut töökohta otsima veel esialgu. Ja sellele eelnesid siis järgmised väikesed aktivatsioonid ehk siis 94 + 10 on aastal 2004, mil ilmnesid esimesed märgid abielukriisist, mis siis päädis aastaga 2009, mis oli minu abikaasa kaardis ka suure esimese intervallina siis välja toodud. Nii et see komab siit läbi. Ja märk siis sellest, et kuidas nii-öelda ma siia suurte aktivatsiooni jõudsin, on siis võtan 94, liidan 1, saan 95 ja siin ma saan siis mingis mõttes nagu kokku viia selle, et 95. aastal ma kolisin siia, kus ma praegu elan ja selle protsessi või teise aktivatsiooni tulemusena läbi kõikide nende kriiside jõudsin ma tegelikult sellesse töökohta ja siia ruumi, kus ma praegu olen ja ennast väga hästi tunnen. Nii, kolmas aktivatsioon. Sellega on nüüd niimoodi, et mina rohkem edasi ei arvuta esialgusest. See aastaarv jääb mul tulevikku. Kui ma võtan teise aktivatsiooni aasta ja liidan sellele oma sünnipäeva ja kuu, ma saan siis aastaarvuks 2032 ja siia ma panin siis küsimärgi, kuna ma ei tea, kuhu see tee mind välja viib. Aga nagu öeldud, 2013 nii-öelda mõtted töökoha vahetuse juurde jõudsid, 2014 siis reaalselt töökoha vahetus ka toimus. Ja kui ma nüüd võtan selle teise
väikese aktivatsiooni, siis aasta 2023 on see aeg, kui mul kaksikleegi teekond aktiveerus ja algas siis hingepimetöö läbimine. Ehk siis tee iseendani, selleni, kes ma olen praegu. Nagu näete, on veel mõned head aastad minna. Vaatame, mida põnevat siis see aktivatsioon endaga kaasa toob. Nagu öeldud, mõnel on vähem, mõnel rohkem neid aktivatsioone. Need olid siis minu aktivatsioonid. Teine mõte, mille üle ma tahaksin natukene mõtiskleda, on siis sünnikellaaeg ja numeroloogia. Et kas ja mida see üldse juurde annab, sest tavanumeroloogias seda väga ei kasutata, aga kuna ma enda numbrites üht-teist põnevat märkasin, siis kindlasti võin öelda, et jah, kuigi klassikaline numeroloogia seda ei kasuta, siis vähemalt materjali leidsin selle kohta, et sünnikellaaja nii-öelda 2-tunniste tsüklite põhiselt on nii-öelda püütud määrata inimese nii-öelda sisemist tundi ja lisaenergiaid. Võite video pausi peale panna, saate siis vaadata. Siin on siis tunnid 0–12 paari kaupa siis antud. Mina sündisin täpselt kell 11 ehk jään siia vahemikku 10–12 ja see on siis visionääride ja sihikindlate inimeste aeg ja üldiselt siis on nad üsna sellised ambitsioonikad. No ei vaidle vastu. Meeldib edukas olla. Kuigi miinuses olles kaua ei ole nii-öelda endas seda poolt arendanud ja julgenud seda teha. Nii, siin on siis ülejäänud. Saate siis vaadata, et mis on teie kellaajad ja kui ma ei eksi, siis kui te Google'i otsingusse panete, siis need sellise pealkirja all, et sünnikellaaegade mõju 2-tunniste näitajate kaupa, siis te peaksite selle, äkki oli Eesti Naise artikkel, ma isegi ei mäleta, kus ma selle info kunagi üles kirjutasin, aga see peaks veebist leitav olema. Saate sealt ka otsida. Kuidas veel sünnikellaaega numeroloogias ära kasutada? No, üks variant on kõige lihtsam, nagu numeroloogias ikka tehakse, et taandatakse see 1 arvuks. Võib ka 2 jätta, saab seoseid taroga luua. Et kui näiteks oled sündinud 14.25, siis saad need numbrid kokku liites 12 ja 3. Ehk siis nende numbrite energia siis annab, näiteks 3 lisab inimese olemusele loovust, suhtlemisjulgust ja elurõõmu. Numeroloogilistes käsiraamatutes saate numbrite kohta kindlasti rohkem lugeda. Kui oled aga juhtumisi sündinud nagu mina, täpselt meistrinumbri kellaajal, kas siis kell 11.00 või kell 22.00, siis need on puhtalt meistrinumbrite väljendused ja siit tuleks ka nii-öelda tõlgendust just nimelt meistrinumbrite alt otsida. Aga samas võib ka nad uuesti kokku liita ja vaadata seda potentsiaali, mis nagu 2 ja 4 energia siit juurde annavad. Ja kolmas variant, et võib ju ka juhtuda, et oled peegelkellaajal sündinud või peeglinumbri ajal, näiteks 11.11 või 22.22 või 07.07. Siis nende puhul võiks öelda, et see viitab kindlasti erilisele eluteele või tugevale intuitsioonile või inglikaitsele kindlasti ja siin tasub nende inglinumbrite tähendust ka uurida. Ja kui sa ei tea oma sünnikellaaega, siis astroloogid.ee lehel on olemas siis arhiivilink, mille kaudu ka mina siis sain oma tõusu
märgi väljaarvutamiseks vajamineva sünni kellaaja teada ja lisaks kellaajale sai veel väga huvitavat infot, sünni kaalu ja pikkuse sain ka teada, nii et see oli väga põnev. Ja kusjuures mul seal ka sünkroonsused avaldusid, et need paarisnumbrid, et need olid seal kenasti näha, et kell 11 sündinud, kaalusin 2200 grammi, pikk olin 44 sentimeetrit. Ja natukene olin enneaegne, et arstide arvates ma oleksin pidanud 22. detsembril sündima, aga sündisin varem tõenäoliselt siis seetõttu, et vahel on nii, et looteid viljastub rohkem kui üks, aga üks kantakse siis lõpuni. Tõenäoliselt mina olin üks 3, kes siis lõpuks sündis ja alles jäi. Nii, et seda põnevat kõike võib sealt leida ja saate oma kellaaja teada. Natukene see küll ka maksab, aga mitte üüratult palju. Nii, kas on veel midagi? Aha, et kuidas see siis nii-öelda tavanumeroloogiale juurde annab, et kui ma nüüd enda numbritega läbi mängin, et siis elude number ja kellaaeg, et siit siis saab kõrvuti panna siis number 5 vabadust armastava elutee energia ja 11 siis nii-öelda meistri energia. Saab seal siis uurida, mida need numbrid tähendavad. No siin on mul elude number 5 peamised puudused ja plussid välja toodud, et mis siis väljakutsed on. Olen täitsa nõus nende nii plusside kui ka miinustega. Ja siin on siis selle 11 meistrinumbri puhas väljendus. Ehk siis selline kõrgema vibratsiooni ja sillaehitaja arhetüüp ja kanaldaja energia, aga kindlasti D11-sse käib nii-öelda läbi number 2 ja duaalsuse. Et sinna jõuda on tarvis palju sisemist tööd teha. Ja lisame siia veel juurde ka sünnikuu või sünnipäeva numbri 7, et see 7 nii-öelda nagu tasakaalukas ja sügavus ja süvitsi minek ja selline privaatsuse vajadus number 5 tormakuse juures kindlasti loob siis tasakaalu. Nii, ja siis saate kõiki numbreid koos vaadates teha siis järelduse, vaadata, võrrelda neid ja eriti tasub siis silmas pidada neid numbreid, mis kipuvad korduma. Avastasin, et see kellaaeg, sünni kellaaeg on minu hingemissioonis ka. Seda hingemissiooni teadasaamist, seda ma teile ei reeda. Kui te seda soovite, siis kirjutage numbrite keele merikesele ja tellige endale siis isiklik numeroloogiline prognoos ja siis te saate teada. Et mõned on sellega ise välja nuputanud, sealhulgas mina, aga ma luban, et ma ei reeda seda. Nii, ja kokkuvõttes siis ütlen nii palju, et korduvad numbrid võimendavad sõnumit, tegelikult ka puuduvad numbrid võimendavad sõnumit. Nii et vaata, mis numbreid sul rohkem on. Minul on kindlasti 7, 5 ja 11, 12 ja 9 erinevates variantides korduvad. Nii et need on need teemad, millega mina pean tegelema. Nii, ma loodan, et see lühike ülevaade andis sulle mõtteid ja ideid, kuidas oma numbritega mängida.
arvuta siis ka oma võtmeaastad välja ja anna siis teada, kas nendel aastatel juhtus sinu elus midagi olulist ja pöördlist. Kohtume järgmistel kordadel.